Me tegelikult oleme valmistumas Euroopa kvalifikatsiooni esimeseks ringiks, mis on tegelikult EVSA turniirina, et meil on seal tugevad vastased Poola, Ukraina, Gruusia, Aserbaidžaan, et ühesõnaga me valmistume selleks turniiriks, mis toimub siis novembris ja see on nagu üks selliseid võimalusi, mis meil on siis pakutud, et siin kokku saada, sest see noorte võistluskalender on tegelikult päris tihe, aga ma ütlen, selle 3 päevaga, mis me siin olime, ma olen nagu väga rahul. Eks me lihvisime mingeid elemente ja sellist koostööd, sest kuigi paljud tüdrukud mängivad koos ka klubivõrkpalli, siis ikkagi juba see paar sellist nii-öelda võõrkeha väljakul muudab nagu pilti ja teisalt, miks me tulime just võib-olla siia Tehvandile, et see aitab natukene eemal hoida ka sellisest nii-öelda linnakärast, et siin on ikkagi tüdrukud nagu ööbivad koos, söövad koos, kõik liigume koos, et see natuke võiks kasvatada ka seda nii-öelda võistkondlikku ühtekuuluvust. Ma arvan, et Tehvand võib julgelt reklaamida ennast ka mitte ainult suusaalade keskusena, vaid ka pallimängu nii-öelda keskusena, sest see hall on vähemalt võrkpalli jaoks ja just selliste võib-olla noorte koondiste jaoks ja ma arvan ka täiskasvanute koondiste mõistes treening just kohaks minu hinnangul küllaltki ideaalne, et kõik vajalik on olemas. Samamoodi tundub, et see nii-öelda põrand on pallimängu soosiv, et ta on selline kergelt vetruv ja mõnus kate, nii et minu poolt küll 100% hinnang, et Tehvandi on igal juhul ka pallimängu keskus ja miks mitte ei võiks võrkpallurite koduks saada siin väga tihedalt.